Nüüd ma kohal tundub, ma arvan, ja mingisuguse koha endale ka leidnud, et siis alustada ma. Nii, jah. Tavalisaatel on kiire, nii et ei ole siin aega midagi pikalt enam rõhutada. Tere kõigile veel kord siis. Ja tere ka neile, kellele ei saanud tere öelda, kes kuidagi tulevad vaikselt sisse lipsasid. Jah, aitäh, et võtsite need mõned minutid aega, sest tänasel ilusal suvepäeval see meie seltsis neeta. Ma ütlen, et me ei kuluta seda asjata, siin ilma asjata teie aega. Loodan, et see 3 tundi jääb teile eluks ajaks meelde. Loodetavasti oleme siin ühe suure asja, suure reisi alguses. Ja kõik ühes koos. Mina ütlen teile jah. Lasen teile endale otsustada, kas te ütlete jah või ei. Küpsid said kõik? Või saata siis ühe küpsise kausi, kui neil soovib siia poole. Ja teise kausi. Õnneks on 2 tükki neil, meil on 2 toot ka teisele poole, jah. Et jah, küpsid, no nii. Oleme valmis. Alustame. Niisiis, udust tuleb välja laev, see on lendab hollandlane. Noh, mis selle kõige minuga pistmist on küsinud, kõigeks tapane selle peale. Mis hollandlane? No, see laev, millest Mart nii põnevalt rääkis, on tegelikult Jõe teater, Jõe ooper, ujuv ooperi teater.
mis sõidab mööda jõge, mille lavadeks ja dekoratsioonideks on jõekaldad, teised mööda sõitvad seal laevad, kraamid, ooperiteater, kuhu paigutatakse istuma publik, 1000 inimest, kes istuvad kõik näoga ühes suunas, mugavatel toolidel, kusjuures maailma parimatel ooperiteatri toolidel, nimelistel toolidel ilmselt. Ja see on alles algus, sest see on üks nagu nii-öelda seemneks suuremale ooperi laevastikule. Siin aastate jooksul valmivad lisaks publikulaevale ka meil orkestrite laevadeks, siis lamalaevad, pürotehnilised laevad eriefektide jaoks, siin kinolaevad ekraanid, et ka tänapäevane teater nagu mõeldamatu, me teame restoranlaevad, et kuskil vaheajal looduskoolis paigast üheskoos einet võtta, WC-d on laevad, ega siis keskkonnanõuet meil lubastud Emajõe 1000 inimestega ikkagi siin majandame. Ühesõnaga, Emajõe ooperilaevastik, Tartu ooperilaevastik, mis viib nii kultuuri kui tarbija täpselt sinna üheskoos kuhu esikool. Ja võiks mõelda sinna Emajõe ooperi armada. Ma julgen tegelikult kahelda, kas see 1000 inimest per etendus on ikka okei. See on aru majanduslikult, aga see võib olla hea, see 2000. Aga kunstilise elamuse seisukohalt ma mõtlen, et ideaalis maks 100 inimest. Ikka väga eksklusiivne etendus, väga eksklusiivne reis. Igal ühel on oma isiklik tool, laud, kuhu serveeritakse kohaliku gurmee. No, see publiku arv ei ole praegu teema üldse. See publiku arv on tead väga teema. Sul on kas kvaliteedimärk või kvantiteedimärk, mõlemad sa korraga kanda ei saa. Suurem hulk inimesi moodustab juba organismi, mis tahab juba teistsugust rooga. Aga minu ooperilaevastik on peamiselt ikka teatri gurmee, see ei ole mingisugune jooma telk. Jah, seda muidugi, jah. Ja ma julgen kahelda ka seda, et kas Tartus on ikka nii palju inimesi. Kui sa tahad sinna peale panna 1000 inimest, siis on 2 reisi ja publik otsas. Ja kui sa tahad sinna meelitada modjaga harjunud mass, siis see on täiesti mõtet. 100 inimest, see on mida iganes, lähme edasi või lähme tagasi. On hilisõhtu Tartus aastal 2024. Udu silmub kummitusliku laev, lendab hollandlane. Aplaus. terve kari. See on ja see on tragöödia, aga see ei ole mitte üksiku inimese tragöödia. Ja seda suurem on see tragöödia, kui sama asi toimub mitmel pool, igal pool sama aegse. No vaatavast asja. Ühed hollandlased lendavad kalda, teised lendavad laeva peal, teised kolmandad on selle sama laeva peal, kus istub publik. Multitasking selles mõttes stseeni lahenduse mõttes see suurendab tragöödia. No vaatavalt. Mulle öeldi, et mina olen hollandlane. Nüüd siin on palju, siis mina ei tee. Ei, see on idee. Siis mina ei tee. See kuulan. Hea. Eks see sõltub ka publiku arvust, sa tead teistest teguritest. Ja võib-olla lõpus, kui ongi neid kõiki peategelisi mitu tükki, siis sina oled ikka see peamine osa. Peamine, see on väga hea laul. See kõik on idee alles, võib-olla ei tule kätte. Mis mõttes ei tule midagi? Sa otsustate kättes kõik. Täna me esitame oma ideed. Keegi ei tea, mis edasi juhtub hakkab. Kui tuleb jah, no siis läheme edasi, kui tuleb ei, siis mitte. Me peame publiku
laev, lendab hollandlane, kõik magavad, kummituslik kapten avab publikule oma hinge. Und
zugrunde gehen. Mis on sellest saanud? Pettumused. Samas selline pull koht. Pool naabunega auraga. Sobib hästi meie projektiga, ma mõnest. Sobib hästi Tartuga. Ellujäämise kunst, mis oli Tartu 2024. Kas sa oled siin viimasel ajal käinud? No ma ei käi teatris, aga ma tean, et siin oli see tükk. Mina olen lendav Holland ja kui ma loen selle ooperi stsenaariumi, siis ma justkui nagu loeksin oma tumedate tunnete kaarti. Ja lõplikuks vabanemiseks peame selle ooperi välja tooma ja laevastiku looma. Ja siis, kui Tartul on sellest midagi kasu, siis see on lihtsalt win-win situation ja siis teadlasena läheb kõik selle pasad lihtsalt ära uus. Ei, siit olekski tegelikult hea hüpata tänasesse päeva, vaadata tulevikku. Kindlasti teil on tekkinud küsimus, et miks me täna siin oleme, miks just siin, miks just praegu ja miks meie siin oleme. No, Mardi idee sobib väga hästi meie meelest Tartu 2024 programmi. Ja sellepärast me siin olemegi, et seda teile esitleda, küsida, kas te sooviksite seda oma kultuuripealinna programmi vihikusse. See oli sinu idee, seda siin Tartus. Ei, no see pole praegu nii. Seda Mardi idee lavastada Tartus Emajõe rahvastikuga lendavat hollandlast sobib suurepäraselt Tartu kui kultuuripealinna ambitsiooni
see Tartu, millest me pärast esietendust räägime, see pole enam endine. See pole enam see Tartu. Mitte keegi ei kavatse muide peale esietendust Tartus ärgata. See ei ole tegelikult oluline, aga ma muide arvan, et publik ei peaks peale esietendust Tartus ärgama. Ma ei viitsi sulle sellest rääkida. Soo. Ma eile tuli mõte, et publik võiks Piirissaarele või lihtsalt idee. Ma mõtlen. Sa ei pea kohe ütlema ei. Väga hea mõte, see võimaldaks sul sealt turismi arenduse klastri toetusega mingit öömaja tehitada sinna Piirissaarele. Ja näiteks pärast etendusi seal edasi ka tegutseda, seal kohalikul elanikkonnale võib-olla lisa sisse, põhisissetulekut pakkuda. Ja siit on ka hea minna veel edasi järgmise slaidi juurde nüüd. Kogukondlik kasu. Jah, aga nüüd enne kui kogukondliku kasu juurde lähme, kuna see Piirissaare teema juba jutuks tuli, et siis äkki kutsume lavale Karmeni. Me Piirissaare Sentani juurde. Senta roll on mulle nii kallis ja ma olen kogu elu unistanud, et seda rolli laulda. Ja ma ei arvanud, et see kunagi võimalikuks. Aga miks? No, Wagner on selle ooperi kirjutanud lihtsalt nii suurele koosseisule, et ma ei uskunud, et minu koduteatris seda kunagi lavastatakse. No mulle tõesti on Tartu nii armas ja minu koduteater nii armas, siis ma tõesti ei julenud loota, et kunagi see unistust teoks. Sellepärast see projekt ongi väga oluline, et siin kohtuvad saavad teoks paljude inimeste suuremad, väiksemad, erinevad unistused. Õigus. Kas sa oled Senta rolliks valmis? Olen. Juba pärast akadeemia lõpetamist. Juba aastane. Vaata, ooperil ongi ju see kummaline asi, et kõik suuremad rollid on kõik kirjutatud armastajatele, eks ole, aga suurtes ooperites need on kirjutatud vägevatele lauljatele, aga vägevaks lauljaks saab ooperilaulja enamasti peale seda, kui on tekkinud juba teatud kaalu ja kogemust. Siis, kui on tekkinud kaalu ja kogemust, siis on esimese armastaja rolli mängimine juba, ütleme, kaheldab ja selle vastu ongi see minu idee, et võiks olla mitu peategelast simultaanselt, see on väga hea mitu. Millest sa räägid? See on alles idee. See on idee. Lähme tagasi ooperi laeva juurde. Kas sa räägid nüüd ise? Lähme. Läbi öö oleme jõudnud kaldale. Vahepeal on kaupmees Taalan ärganud ning kohtunud kummitusliku hollandlasega, kes on soovinud peatuda tema kodus ühe öö, pakkudes selle eest kirjeldamatuid parandusi. Ja veel enam parandusi pakkuks ta kaupmehele siis, kui see oleks nõus talle naiseks andma oma tütre. Loomulikult selleks, et see teda tõeliselt armastaks ning hollandlase meeldusest vabastaks. Mõlemad laevad kaovad meie vaateväljast ning ootamatult silmame pimeduses väärikalt keerlevaid vokirattaid. Neid on sadu, kui mitte tuhandeid. Need valguskerad koonduvad. Nüüd näeb publik, kuidas neist saab kokku hiiglaslik vokiratas, isegi ilmaratas, alatise lendava hollandlase tagasitulemise sümbol. Suur ilmaratas, mis hakkab vaikselt ja väärikalt keerlema. Me näeme Sentat, kaupmees Taalani tütart, mille isa on just kummitusele
avaseina on sellesama kummitusliku hollandlase, meie mõistes siis muinasjutukangelase pilt. Sekka räägib naistele oma Igori lendava hollandlase traagilise loo. Oh
ka väiksem on. no vaatame seda asja. Tribüünipraamil, mis sõidab mööda Emajõe alla voolu, siis moodustavad ju Emajõe kaurid kaldad sellele etendusele sellise kauri liikuva loomuliku fooni. Osad stseenid toimuvadki liikuva looduse taustal, osad stseenid toimuvad kõrvalsõitva dekoratsioonipraami taustal. Olulisemate aariate ja duettide puhul laevastus peab. Kõik peab. Ainult aeg ja Emajõgi voolavad meie ümber edasi, aga seda me tajume õrnalt. Sest kogu mõistuse ja meele vangistab lavakujundus, mis on justkui lummutisena pimedusest publiku ette tõusnud. Näiteks ketramise stseeniks ilmub kaldal pimedusest hiiglaslik vaateratas, mis öös ja teatri maagias kujutab hiiglaslikku vokk. Ja asja ilu on selles, et tegelikult ehitataksegi kohaliku kogukonna jaoks selline hiiglaslik vaateratas. Ja ega kohalik kogukond ei pea tegelikult seal oma osalus on 30%, ülejäänud tuleb piirkondade tõukefondidest ja niimoodi see jääb ka pärast selle kogukonna kasutada, see vaateratas ja niimoodi mul avastus ei kao pärast etenduste lõppu, nagu tavaliselt teaterit on juurde läinud, vaid jääb ikkagi väga pikaks ajaks sinna Emajõe suurkogukondade Whatever! Ja siis, kui Senta ja hollandlane kokku saavad, siis ilmub öös teine vokiratas. Ning selle vokirata kujulise vaateratta peale tõusevad meie peategelased Senta ja hollandlane. Nad näevad, kui muusikaline haripunkt on neid viinud vaaterattaga kõige kõrgemale positsioonile, oma segast minevikku ja udust tulevikku teisest perspektiivist. Jah, siit on see selge ja arusaadav, aga altpoolt vaadates vastu maad surutud gravitatsioonile alluvate inimolendite perspektiivist on see olnud poolik. Siit ülevalt saavad Senta ja hollandlane selgesti aru, nad on teineteise jaoks loodud. On alati olnud. Spricht
jaoks loodud ning vanduvat igavest truudust. Muidugi on loos veel Senta lootusetu peigmees, kes ei taha loobuda. Ta räägib Sentale, kui kena neil oli, enne kui see kole kapten endale anda ilmus. See on plaanis lahendada 2 teineteisest eemalduva laevaga. Samal ajal toimub Taalandi laeval pidu. Samal ajal toimub Taalandi laeval pidu ja hollandlase laeval kummitab. See näitab võimas seen, natukene rääkida. Ai, seda praegu ei taha ära sõnada, kuidas me seda teeme. Viimaks hollandlane näeb Sentat ja tema endist peigmeest koos ja lahkub solvunud. Näes kaugenevat lendava hollandlase laeva heidab Senta end merre ning lunastab oma surmaga kummitusliku kapteni. Laev, meil siis hologramm, kaob koos sellega kõik varandused. Senta on hukkunud. Võib ainult ette kujutada seda Taalandi hingeseisundit, kuidas sellest kõigest hakkab kokkuvõtted tegema. Tütar on hukkunud, laev varandusega samuti. Ilmselt teda eriti ei aita ka see, mida näeb Senta ja hollandlase ülendavat vajaduse tõusu. Meil on see lahendatud väga mõtteliselt nutikalt või nii, et niimoodi igal juhul Eestis varem ei ole ühtki köit ei ole ka näha. No nii, mõni küsimus veel võib-olla. Kes hakkab neid vaatelattade üleval pidamise Ahah, nii, no aitäh, väga hea küsimus, aitäh küsimuse eest. Küsimus selge ja pärast etendusi nende rajatised jäävad kohaliku omavalitsus kasutada. Kohaliku omavalitsuse haldusalas ja siis, kui seal mingid kulutused peaks tekkima, siis need jäävad muidugi ka kohaliku omavalitsuse kanda, aga kui me võtame arvesse, et selle ehitamise ajal 20% kuni ainult, eks ju, omavalitsuse poolt see finantseering pidanud olema, et siis ma arvan, see on täiesti õiglane ja isegi siit veel on vaataks nüüd tunduks sellist võimalust kasutamata jätta, ma arvan. Jah. Nii, ma arvan, selle küsimusega sai vastata. On veel küsimus? Mis siis teie projektist edasi saab? Jaa, et meiega on nüüd niimoodi, et homme me esitleme seda projekti Narvas ja ülehomme juba Tallinnas. Siis on huvi veel Leedus, Saksamaal, Poolas, Danskis, siis Belgias. 2 vastamata kõne on tulnud Hollandis. Ja siis homme on meil kokkusaamine piirivalvuritega, et arutada ja luba küsida Narvas esitada seda lugu nii, et publik istub Eesti poolel ja tegevus siis toimuks selle jõe peal. See oli siis see kontinentaal... See on selline riigivaheline kontinentide... See oli mingi imelik nimi, kontinentaal, progressi mingisugune... Ühesõnaga selleks on ka omad piiriülese koostöö